tere, mu hea valguse tooja kanali kuulaja, vaataja. No teeme siis ikka jälle selle kõige nõutuma suhte ladumise. Et millises seisus on suhe ja mida partner mõtleb, tunneb. See käib nende kohta, kelle, partner on võib-olla sutsuke kidakeelne, ei väljenda oma tundeid. Aga võib-olla ka nende kohta, kellel on distantssuhe või see suhe on piisavalt värske. Või on see mingil põhjusel, näiteks pausil, mida iganes. Igal juhul, kui sa seda videot vaatad, siis jäta meelde, et see on üldvideo, üldladumine tuhandetele inimestele, vaatajatele. See ei saa kõigiga 100% kunagi resoneeruda, aga kindlasti on selle ladumise mõte see, et sa saad võtta enda jaoks selle, mis sinuga resoneerub. Ja kui sa vaatad, et ei resoneeru kohe üldse, siis pole mõtet vaadata, vali kas siis teine video, teine kanal, mida iganes. Et selles mõttes ma teengi alguses kohe selle seisu ära, et mis seisus oled sina, mis seisus on partner. Selle järgi sa saad juba vaadata, kas see on sinu ladumine või ei ole. Nii lihtne see ongi. Ja kui esimestest minutitest alates tundub, et nagu ei ole üldse sinu oma või esimestest sekunditest pigem isegi, no siis ei ole vägisi mõtet vaadata. Kui sa just ei taha vaadata sellepärast, et üldhariduse mõttes või harituse mõttes ennast lihtsalt asjaga kurssi viia, eks ole. Ja variandid nagu ikka 1, 2 ja 3. Ja panengi siis praegu need kolmanda ja teise variandi siia kõrvale ära. Ja ilma pikema jututa tegelikkuses siis alustamegi esimese variandiga. Ja loomulikult alustamegi siis sellest nii-öelda signifikatsioonist ehk siis sellest, et mis seisus kõigepealt siis oled sina, hea vaataja, mis seisus on see partner või mis energeetilises seisus siis, eks ole. Ja mis seisus on siis see suhe kui selline. Loomulikult vaadake ikka need, kellel on partner. Pole mõtet vaadata nendel inimestel, kellel seda partnerit ei ole, eks ole. Ja vaatame, mis täpsemalt siis selles suhtes hetkel toimub. Need on nüüd esimesed momendid, millest me siis hakkame minema ja siis sealt edasi juba kronoloogiliselt, nii-öelda analüütiliselt läheme loogiliselt edasi, kui tekib siis mingeid küsimusi. Nii, sina vaataja, mis seisus sina hetkel oled? Nii, suhte ladumisele omaselt tuleb sulle välja armastajate kaart, suure arkaani armastajate kaart ja nagu sa näed, siin on see ingel, peaingel on armastajate kohal oma õnnistust jagamas. Eeva on oma õunapuu all siin. Ja loomulikult on naispool või naisenergias see, kes võtab selle jumaliku, ingelliku energia ja jagab seda meespoolega. No igal juhul siin on tegemist puhtal kujul sellise armusuhtega ehk siis sellest aros siin, kui muidu on armastajate kaart üldjuhul valikute tegemise kaart, siis kindlasti 30% vaatajatest on nüüd praegu vaja teha mingisugune otsus, mingisugune valik suhtes, aga üks on kindel, armusuhe on praegu teie prioriteet number 1, sest see tuli kohe nagu välja. Ja kui me vaatame, et meespoolel on ka mõõk käes, siis me saame aru seda, et teil on mingisugune otsustamise faas kätte jõudnud. Vaatame, mida siis partner tunneb. No näete, partneril on suure arkaani kuu, mis omakorda tähendab siis tegelikult selliseid allasurutud tundeid ja hirme. Partner on mingil põhjusel natukene nagu liimist lahti. Ja võib-olla see on see koht, kus te siis nüüd praegu olete jõudnud punkti, kus te peate tegema mingisuguseid valikuid.
vaatame, kas teie vahel on ka mentaalne side. Absoluutselt. Teie vahel on olemas mentaalne side, aga see on praegu paigalseisus. Sest siin nagu on näha müntide rüütel, see on väga, ütleme siis, väärtuslik suhe teie jaoks. Mündid on alati väärtuse näitajad, eks ole. Rahaladumistes ja muudes ladumistes ka rahanäitajad. Aga kui me räägime sellest, et härg ei ole eriti kiire liikumise liiklusvahend, kelle seljas siis kusagile kiiresti liikuda, pigem me näeme sellelt kaardilt, et see härg siin seisab ja nagu me näeme, et siin härja seljas on meesterahvas. Ehk siin hetkel on siis tingitud selline olukord, kus see mees pool on võtnud nüüd mingisuguse pausi ja teie ei saa päris hästi aru, mis paus see on. Võimalik, et te olete pannud ta mingisse otsustamise faasi, et otsusta nüüd ära nii, naa või kolmandat pidi. Igal juhul mehel on praegu, meespoolel on hirmud otsustamise ees ja vaatame, mis siis tervikuna see suhteseis on. No nii ongi. Tegelikult nii ongi. Me võime isegi nüüd juba nagu jällegi mingi 80% öelda, et meespoole näol on siin tegemist neitsisõnni või kaljukitse meesterahvaga. Ja juhul, kui nüüd sa oled naisterahvas, kes sa vaatad teistpidi, eks ole, siis keera lihtsalt teistpidi ringi enda jaoks see ladumine. Et mõte selles, et kui me räägime maamärgi esindajast, kes siin on nagu esindatud, siis need kaardid ongi nii, nagu siin on ta aeglane kaart, rahulik kaart. Ja nii ka müntide kuningas on oma natuurilt väga kaalutlev, väga nii-öelda otsuseid suhteliselt kaalutletult vastu võttev persoon. Ei saa öelda, et ta oleks näiteks, kui me räägime siin mingisugusest intiimelu sfäärist, et siin nüüd maamärgi esindaja oleks võib-olla liiga aeglane või ebasuutlik, seda kindlasti mitte. Aga mis puudutab otsustamist ja igasuguseid nii-öelda otsuste vastuvõtmist, siis siin on maamärgi esindaja suhteliselt aeglane ja mitte temperamendist tingituda, vaid sellest, et ta tahab kaaluda väga põhjalikult, maiselt, nii nagu härjal 4 jalga maas, nii ka tema on kindlalt maapinna küljes, eks ole, maamärk, ja nii ta siis ka otsustab rahulikult ja kui sa paned tähele, siis see otsus tuleb talle väga raskelt. Ja nii nagu alguses sai öeldud, et ilmselt ongi aeg maha võetud, täpselt nii ongi. Ta kaalub siin oma terasid ja sõklaid ja kõiki oma neid puust tulevaid vilju, ta on istutanud, eks ole, mingisuguse puu ja nüüd ta kaalub siis, kas ta jõuab siis nüüd selle koormaga sinna sihini või mitte. Samal ajal me teame, et kellelegi ei anta rohkem, kui ta kanda jõuab, eks. Aga vaatame siis, et millega seotud siis see niisuke seisak nüüd siis meespoole poolt või meesenergia poolt siis hetkel nagu vastu on võetud, miks ta seisab, mida ta mõtleb. Mida ta mõtleb? Ta mõtleb tegelikult seda, et tal on mingisugused kahtlused tekkinud. Tal on mingisugused kahtlused tekkinud selles osas, et kas see suhe on stabiilne ja jätkusuutlik. Et miks sa kahtled? Näed, teine 4. Stabiilsuses, külluses, ta kahtleb selles, kas tema veab välja. Ta kahtleb selles, siin on ka. Ta ei tea, kas neid vilju jätkub nii palju, et ta suudaks nagu välja vedada seda suhet. Aga mis sa ette võtad, kulla müntide kuningas? Mis sa selles osas ette võtad siis? No hetkel on niimoodi, et hetkel temal ongi paus.
temal ongi praegu hetkel paus ja ta ei võta praegu mitte midagi ette. Ta on saanud kusagilt mingisuguse tagasilöögi, vaatamata sellele, et ta on olnud väga tegus, ta on üritanud sellest müntide 7 puust, eks ole, kasvatada juba müntide 8 puud, ongi jõudnud nii kaugele, et sisuliselt on veel 2 sammu astuda, sest müntide 10 on juba täis maja. Aga nagu me näeme, ta enda arvates on kuskil 4 peal alles. Ja ta on nagu kassi ahastuses, et see suhe nagu põhimõtteliselt ei liigu ja tal on nagu selline tunne, et tal on vastu vaja võtta otsus, et kas ta veab välja. Ja ma arvan, et tegemist siin on materiaalsete küsimustega. Aga vaatame, mis soovitus on sulle, hea vaataja, selles olukorras, kus mees on praegu pausil, sügavates sisekaemustes. Mis soovitus on sinule, hea vaataja? Nii, väga selge soovitus. Sinule öeldakse, ära pane kõrvad kinni ja ära põhimõtteliselt üldse sellesse kahtluste regastikku lase ennast tõmmata. 5 on muutuste number. Sinust sõltumata. Need muutused toimuvad nii või naapidi. Sinule öeldakse, sina ära kaota usku, armastusse, sellesse oma eesmärki, millele sa nagu oled pühendunud, millesse sa tõsikindlalt usud, sellesse eesmärki sina ära kaota, palun usku. Ja kui sina sellesse usku ei kaota, siis põhimõtteliselt saab ainult aeg näidata, et kõik läheb kõige paremal viisil. Vaatame, mida ütleb selle kohta nüüd, selle situatsiooni kohta Juura oraakel, minu imetabane Juura oraakel, mida te saate veel Apollo raamatupoodidest kõik endale osta ja ise endale ennustada, kaarte panna, kui teil tekib selline tunne, tahtmine, vajadus, siis igapäevaselt saate ka nõu küsida vahest, kui on kahtlusi. Ja hästi varustatud Apollo raamatukauplustest, ka minu kodulehelt saate tellida seda ja Riia Marii kauplusest ja Mahemandalast Pärnust. Nii et sellised kohad. Aga vaatame, mis Juura oraakel ütleb selle situatsiooni koha. No nii. Päris tõsikindlalt on siin tegemist mingisuguse raha, vara ja kõige sellega juurde kuuluvaga selles suhtes. Miks see partner arvab, et ta välja ei vea? Ja võib-olla isegi, kuna see soovituskaart tuli teile, siis mõtle järele, kas odavam ja kasulikum oleks ehk rahast loobuda ja valida hingerahu. Võib-olla siin on suure tõenäosusega tegemist sellise situatsiooniga, kus sa oled keelava ja lubava vahel. Sulle öeldakse, et istu rahune, joo tassike teed ja oota õiget aega. Näed, siin on teist korda juba see, et oota sina ka õiget aega. Ja siin on küsimus selles, et ilmselt ma arvan, et mees, või siit tulevad kaartidest välja sellised seosed, et meespartneril on praegu käimas ilmselt mingisugune kas siis varajagamisprotsess või siis mingisuguse materiaalse kindlustatuse ja alustugede tugevdamise protsess. Ta võib olla väga vabalt ka töösse sukeldunud pea ees ja jalade ees. Ikka selleks, et hetkel käib asi materiaalse külluse ümber. Ja nüüd sinule, kallis vaataja, on sõnum selline. Kui sulle tundub, et see müntide kuningas, eks ole, müntide kuningas, maakuningas, on liialt keskendunud rahale, materiaalsusele ja kõigele sellele, sest ausalt öeldes karikate kaarte siit välja ei tulnud. Siis mõtle nüüd, kas odavam ja kasulikum oleks ehk sellest rikkast mehest, rahakast mehest, raha teenivast mehest ja võib-olla siis ka materiaalsele küllusele liialt orienteeritud mehest loobuda ja valida hingerahu. Vaat selline mõtlemiskoht on nagu sinul praegu, sest ka sina oled ju valikute ees, eks ole. Ja vaatame siis nüüd, mida tegelikult see
romantika inglite oraakel sulle selles situatsioonis soovitab? Sinule soovitab inglite oraakel selles situatsioonis seda, et sa oled võlutud ikkagi sellest armastatust ja armastusest, sa arvad, et ta armastab sind. Ja sulle tegelikult antakse selline soovitus, et ole hea, anna sellele suhtele siiski võimalus. Et kui sa leiad, et selle suhe on väärt võimaluse andmist, siis ära sina sellesse tema rahaprobleemidesse üldse oma nina topi ja sõna otseses mõttes sina tegele oma hingerahuga, oma nii-öelda armastuse ja suhte vundamendi tugevdamisega läbi selle mõnusa suhtlemise. Ehk siis las need partneri probleemid olla tema lahendada ja võib-olla lihtsalt anna talle mõista, et sa ei soovigi nendest eriti midagi kuulda, et need on tema asjad ja las ta siis nagu lahendab need oma asjad ära põhimõtteliselt. Ja vaatame, mis romantika ja armastuse oraakel selle kohta ütleb siis. Tema ütleb, et see armastus on selline natukene nagu segadust tekitav sulle ja sa nagu saad aru, et ta on ühelt poolt ilus, aga ta on ka segadust tekitav, eks ole. Et tegelikult suhtes on ju kõik aspektid olulised, olgem ausad, eks ole. Armastuse 5 keelt, see tähendabki seda, et suhtes on tegelikult oluline ju ühiselt veedetud kvaliteetaeg, tunnustussõnad, kingitused, füüsiline puudutus, no igasugused asjad on ju. Ja see tekitab segadust, et kui need keeled on natukene nagu sassis ja küllus on oluline, aga tegelikult on niimoodi, et sina ära selle külluse pärast muretse. Sina ava lihtsalt oma süda ja küll see küllus siis moel või teisel, see sama raha, mida Juura oraakel ütleb, eks ole. Et kui sa sellest lahti lased sellest mõttest, siis küll jõuab ka see raha temani, sinuni. Sinu asi on praegu aeg maha võtta, nautida, anda suhtele nii-öelda võimalus ja mitte võtta enda südame asjaks võib-olla neid partneri probleeme. Ja kui tal on vaja seda pausi praegu, anda talle see paus. Las ta võtab selle pausi. Ja vaatame, mis siis Ingli Taro selle kõige peale kokkuvõtteks siis ütleb. No mis ta ütleb? Ilusamat ütlemist nagu ei saagi olla. Päike on väljas põhimõtteliselt. Sellele asjale on õnnelik lahendus. See paus annab seda, et tulevad täiesti uued suurepärased ideed. Kui see aeg on nüüd maha võetud, nagu Juura oraakel ütles, istutakse, juuaksegi seda tassikene teed, eks ole, ja oodatakse rahulikult õiget aega ja usutakse endasse, eks ole. Ja siis tulevad suurepärased ideed, mis toovad kaasa edu. Ja vaata, nii nagu sulle ennegi öeldi, usu endasse, eks ole. Siit tuli mitmelt poolt see välja. Sest kaart näitab, et sinu elus on tegelikult imeline aeg. Sind lihtsalt ootavadki õnnestumised, millest sa tegelikult ei osanud unistadagi. Seega näitab see suure arkaani armastuse kaart, eks ole. Sinu alustatud ettevõtmised toovad tegelikult küllust ja edu. Nii et mõtle lihtsalt kullakene positiivselt ja kõik laabub väga hästi. Sest lihtsalt ongi selline aeg, kus tulevad need suurepärased uued ideed ja tegelikult tulevad ka lahendused. Kuigi partner tunneb natukene hirmu, võib-olla tunneb natuke vastutust, aga sina ära lase ennast sellest segada, sellepärast, et sina astud valgustumise rada. Sina hoia oma südames rõõm, päike ja tegelikult sina kasuta seda pausi, mis partner on võtnud,
enese vaimse arenguga nii-öelda tegelemiseks. Ja see tagab sulle tegelikult ka sellise hea füüsise, hea vaimsuse. Ja uurijal ongi siis see peaingel, kes siit on nüüd välja tulnud, kes aitab sul tegelikult neid vaimseid võimeid arendada, eks sa sellepärast praegu ju ka vaatad seda ladumist, et leida uusi ideid ja lahendusi ja tegelikult uskuda rohkem iseendasse ja oma vaimsetesse võimetesse. Nii et suures plaanis hea esimese grupi vaataja on tegelikult kõik väga hästi. See paus on tulemuslik ja see paus on kasulik ja see paus ei too mitte midagi endaga kaasa halba, pigem ainult head. Vot selline sai nüüd esimese grupi ladumine ja mina tänan sind, kallis esimese grupi vaataja, ja kui sa saad panna mulle pöidlakese püsti, kui sulle see meeldib, kui sa saad kommenteerida, kuidas see resoneerus, oleksin mina loomulikult tagasiside eest alati väga-väga tänulik, sest ma loen kõiki teie kommentaare ja mind väga huvitab, kuidas te suhtute sellesse, mida te kuulete ja näete ja see on nagu väga tervendav. Nii et mina siis tänan sind esimese grupi vaataja ja tuletan sulle meelde, et Pärnu konstellatsioonide töötoas on tulemas töötuba. Juhul, kui sa tahad midagi küsida, midagi endast selgusele jõuda, millega sa ei saa hakkama, siis oled südamest oodatud. Mine palun video lõpus olevate kontentide kaudu minu kodulehele või siis Facebooki suletud gruppi Pärnu konstellatsioonid ja anna enda tulekust teada, kui sa soovid osaleda töötoas. Kui sa soovid osaleda individuaalselt minu vastuvõtul, siis ka need kontaktid on olemas. Ja mina liigun edasi teise grupi juurde. Ja vaatame siis, mis seisus oled sina praegu teise rühma vaataja ja mis seisus on sinu partner. Ja mis seisus on see suhe siin? Kas teie vahel on mentaalne seos, mentaalne side? Ja mis selle suhte hetkeseis meile praegu räägib? Ja siis siit läheme edasi täiendavate küsimustega. Nii, mis seisus oled sina? Sina, kallis vaataja, oled armunud. Sina võid olla siin kalade, skorpioni või vähitähtkuju inimene. Võid olla mees, võid olla naine ja igal juhul on selge, et sa oled praegu armunud. Sa oled ise nagu prints valge hobuse seljas, armastuse karikas käes. Suure tõenäosusega tundubki, et siin oleks nagu see meesenergia pool, aga vaatame kohe, mis siin pool on. Ei ole, see on siis jääme selle juurde, et see on ikkagi naisenergia pool, sest partneriga on selline lugu, et meil on täna nendel partneritel ongi mingisugune, kuidas ma ütlen siis, et meie vaatajad, nii esimese kui teise grupi vaatajad on kõik armunud kõrvupidi, heas mõttes muidugi, ja südantpidi. Aga partneritel on mingid probleemid ja täpselt sama on siin on sauade 7 ja siin te näete pildi peal, kuidas paat hakkab huppuma. Ja selleks, et paat ei upuks, mis siis tehakse? Visatakse need paadis olevad 7 liivakotti vette, et see paat ikkagi siis nii-öelda ei upuks. Nii et lühidalt on nagu niimoodi, et siin on mingisugune jällegi partneril ei ole praegu nagu tundub suhte jaoks eriti aega või kui on, siis ta ei ole täpselt samal lainel, aga vaatame, mis seisus nii-öelda see teie mentaalne side on, see on vaieldamatult olemas. See on väärtuslik mentaalne side, see on müntide kuus, see on niisugune, siin üks mees jagab siis kummalegi palujale võrdselt münte. Ehk siis tegelikult te olete nii-öelda hea partnerluse tandem, aga hetkel olete lihtsalt natukene nagu tasakaalust väljas see suhe, sellepärast sa ilmselt ka vaatad seda ladumist, et partneril on praegu mingisugused asjad lahendada.
nii, mis selles suhtes siis praegu peaks nagu tähele panema ja siit tuleb teist korda välja muideks müntide kuningas. Väga huvitav. Nii nagu esimeses variandis ka suure tõenäosusega, no ütleme nii, et päikesemärk siis sõnn, neitsi, kaljukits. Muidugi ei pea olema, võivad olla lihtsalt mingisugused muud sellised maised jooned. Ja mis seisus on suhe? Suhe ongi selles seisus, et praegu toimub transformatsioon. Surmakaart taros ei ole reaalselt ja konkreetselt, ei räägi siin mingisugusest surmast ega suhte lõppemisest. Küll ta võib seda rääkida, sest siin mingil põhjusel siin nüüd päästetakse. Küsime, kas see paat, kus neid liivakotte välja visatakse, kas see on suhtepaat? Kas see on see suhtepaat, mis partnerile näib kuidagi võimatu? Ja temal on praegu mingisugune hirm, et see suhe läheb põhja ja see ei kanna seda vilja, et see võib nagu otsa lõppeda. Teisipidi siin on transformatsioon, ja vot siin ongi nagu see koht, et teate, siin on mingi, sellest suhtest on läbi käinud mingisugune raputus. Aga jätke meelde, raputus on selline, et kui see nii-öelda maani maha põleb, see torn, eks ole, või puu, siis sellest tekib halepõllunduse moodi uus viljakas pinnas, kus transformatsiooni käigus saavad areneda uued viljad ehk kasvada hoopis uus suhe. Ja nagu ma näen siin praegu, teie olete teinud mingisuguse üsna valusa, no ma ei tea, kas lõpu või lõpu alguse või öelnud, et te lõpetate ära selle suhte juhul kui, mis tingimused igaühel on, seda tead sina ise vaataja, eks ole. Ja näed, siit sa oled ära läinud pausi, siin on erak, see tähendab seda, et sina või tema või mõlemad olete praegu võtnud järelemõtlemise aja ja vaatame siis, mida taro ütleb, mida siis selles seisus, selles suhtes nagu paistmas on. Aga taro ütleb küll väga positiivselt, et juhul kui nüüd partner oma hirmudest, eks ole, millel tegelikult nagu reaalset alust ei ole. Te ilmselt viskasite üle õla selle ähvarduse välja, et te lõpetate suhte ära ja tema võttis seda väga tõsiselt. Ja kui ta nüüd sellest hirmust lahti saab, üks hetk, uksekell, ma lähen vaatan. No nii, vahepeal oli uksekell ja uksekell siis helistas ilusasti täpselt nagu signaali selle peale, et aga kohe-kohe tuleb uus algus. Seesama, millest me siin rääkisime, et kui fööniks tõuseb tuhast ja kõik siin saab uuesti alguse, siis sauade äss on suure kirgliku alguse kaart. Kohe, kui need hirmud saavad seljatatud ja maailmakaart, see on jälle viimane kaart, taro suure arkaani kaart. See tähendab seda, et vaadake oma nägu, vaadake, kui rahul te olete. Vaadake, kui õnnelik te olete. Te olete tegelikult, te saate seda, mida te soovite. Ja vaatame, mida selle kohta ütleb siis, kõigepealt vaatame, mida ütleb juuraorakel selle kohta. Jällegi, kui sa tahad seda endale osta, siis praegu veel on mõned eksemplarid Apollo raamatupoodides ja Pärnus Riia-Maria Mahemandalas. Ja muidugi minu kodulehelt saab ka. Vaatame, mida ütleb siis juuraoraakel. Juuraoraakel ütleb sulle väga ilusasti. Siin on Toorimägi. Glastonbury Toorimägi, sa oled kaitstud ja hoitud. Ära kahtle ja ära pelga raskusi. No
no comments ehk siis ma ütleksin, et lisakommentaarid siinkohal on täiesti liigsed. Küsime nüüd, mida ütleb siis romantika-inglite taro või oraakel. Vaata palun, mida ta ütleb. Vaata palun, mida ta ütleb. Ta ütleb sulle, tead, tegelikult niimoodi, et need probleemid, kus sa täna seisad või millega sa silmitsi oled, need on tulnud kaasa tegelikult sinu perekonna ehk suguvõsa seaduste ja karmaga natuke. Vaat sind ma kutsuks küll laupäeval nüüd konstellatsioonide töötuppa, sest tegelikult sa oled võib-olla sutsukene päästmas nii-öelda partnerit seal, kus teda päästa vaja ei ole. Ja võib-olla oled sa tema vastu ka liiga karm seal, kus võib-olla liiga karm olla vaja ei ole. Ja võib-olla sa teed seda seetõttu, et sinu peres on selline muster olnud. Ja kaart ütleb, et selleks, et sa saaksid armastavas ja õnnelikus paari suhtes olla, sa peaksid oma vanematele andestama. Sa ilmselt kas kordad ema või isa käitumismustrit või vanaema oma või keegi, kes on ka võib-olla olnud ülearu karm või teisipidi arvanud näiteks süsteemist välja partnerid või mehed või mida iganes. Nii et juhul, kui sul on tunne, et sa oled võib-olla midagi siin nii-öelda päästmas, korraldamas sellist, mida su hing ütleb, et sa ei peaks tegelikult tegema või siis ole kena, tule vaatame, kus need asjad on. Ja kui sa saad need asjad korda, mis siis tuleb? Siis tulevad mesinädalad. Mesinädalad. Sa vaatad seda ladumist väga õigel ajal kusjuures. Et kinnitada sulle, et sa oled kaitstud, kui sa nüüd tegutsed nagu õiges suunas, teeb põhimõtteliselt õigeid käike ja samme ja siis on nagu kõik väga hästi. Ja vaatame, mida ütleb siis armastuse ja romantika oraakel veel siia lisaks. Näed, ta ütlebki, et sinu, kui sa kastad ja hooldad ja teed kingitusi oma selles ilusaid kingitusi, nagu juba armastus ongi. Ja oled väga mõistev selle asemel, et võib-olla perekonna vigu korrates olla liiga karm võib-olla partneri suhtes. Nunnutad ja armastad, siis see armastus tõesti nagu puhkeb õige. Ja täpselt sama ju, kui me kastame oma lillekesi, siis nad ju puhkevad ilusasse õide. Ja tegelikult siis kõik kingitused on teretulnud, päris kingitused, aga seal on metafoorne tähendus ka see, et armastus ise on väga suur kingitus, kui sul õnnestub seda tunda, alal hoida ja nii-öelda kasvatada, eks ole. Nii et sinu põhiülesanne hetkel ei ole tõesti midagi muud, kui vaadata iseenda sisse ja aru saada, et kas sa ei ole võib-olla natukene lõimumises mõne suguvõsa liikmega ja teed võib-olla asju, mida sa võib-olla isegi pärast kahetsed või ei taha isegi teha või kardad üleliia ja sellest hirmust teed võib-olla asju, mida sa tegelikult teha ei taha. Aga küsime siis lõpetuseks Ingli tarot. Mida tema sulle ütleb? Mida Ingli taro sulle praegu nagu ütleb? Nii, Ingli taro ütleb heaolu, rahu, küllus, õnnelik koduelu, projekti või tööülesande edukas lõpetamine. Nii et põhimõte on nagu siis selles, et tegelikult korratakse sulle veel kord ja veel kord, et mitte midagi ei ole iseenesest katki, et kõik on nagu põhimõtteliselt päris hästi.
Tuli 4 või tuli on ju sauad, eks ju, ja sauade 4 on siis ka stabiilsuse kaart. Ja tegelikult siit ta jookseb samamoodi läbi ja sulle öeldakse, et sa oled nagu kõvasti tööd rabanud ja tegelikult seda kroonib nüüd heaolu, küllus ja tasakaal. Ja tegelikult sul ei ole vaja mitte millegi pärast pabistada, sest ka koduelu tegelikult laabub sul suurepäraselt. Ja isegi võib olla veel nii, et keegi siin abiellub, kas see oled lõpuks sina, sest kui me ütleme seda, et siin on tegemist honeymooni ehk siis mesinädalatega, siis kas lähed sina ise mesinädalaid veetma abiellumise järgselt või sa kolid kokku oma kaaslasega, võib-olla just see probleem on teil võib-olla vaja ära lahendada ja armastuses, teineteise mõistmises ja rahus te saate seda teha. Nii et see on igal juhul märkimisväärne verstapost, võta lihtsalt rahulikult asja ja kõik laheneb parimal võimalikul moel. Hea teise grupi vaataja. Aitäh sullegi vaatamast ja kui ka sulle meeldis, siis võid ka jagada seda kanalit, videot, sa võid jagada seda informatsiooni, sa võid kindlasti panna pöidlakese püsti, sest see on minu jaoks väga oluline, kui sulle meeldis, et sa siis like'id seda ja teisipidi, kui sa tahad seda nii-öelda abi minult või konstellatsioonist, siis sa saad seda, kui sa lähed selle video lõppu ja sealt sa saad siis kõik need kontaktid, millega sa saad siis minuga ühendust. Nii et teise grupi vaataja, ma tänan sind südamest ja liigun rahulikult edasi kolmanda grupi juurde ja vaatame, millises energeetilises seisus oled sina praegu kolmanda grupi vaataja. Vaatame, kuidas sinul on täna. Mis seisus oled sina, mis seisus on sinu partner ja mis seisus on suhe, kas teie vahel on mentaalne side? Ja küsime nüüd suhte kohta, mis siin täpsemalt siis toimub. Nii, kõigepealt sina vaataja. Oih, kaardid läksid nüüd tagurpidi, nii ma keeran nad nüüd õiget pidi, sest ma tegelikult vaatan siin praegu õiget pidi kaarte. Nii, sina oled kohtumõistja praegu. Tegelikult on huvitav täna see, et vaatame, kas siit tuleb nüüd ka partneri puhul välja see siin nüüd hirmunud partnerit ei tule praegu kohe välja, aga selle nii-öelda iseloomustava kaardi juures on kindlasti oluline see, et sa oled küllalt ratsionaalse mõtlemisega inimene, küllalt dominantne, võib-olla võiks öelda isegi niimoodi, et sul on alati õigus. Ja sa oled kahtlemata energeetiliselt tugevam kui sinu partner, kuigi ka sinu partner, kes võib olla siis tulemärgi esindaja, jäär, lõvi või hambur, on ka väga energiline ja tegelikult ei ole ta üldse papist poiss, kuigi siin on natukene rohkem võib-olla naisenergiat kui võib-olla sulle meeldiks, ehk mulle praegu tundub, et sinu jalas on nagu püksid, ehk sinul on siin 70% võib-olla meesenergiat ja sinu partneril on äkki 30%, natukene nagu vahetuses. Aga samas, ega midagi pahasti ei ole, sest kui teile nii sobib, siis kõik on väga hästi. Vaatame, kas teie vahel on mentaalne side. Oo jaa. Väga võimas mentaalne side, päike särab, te olete koos nagu väikesed lapsed, teil on nagu reaalselt väga tugev tõmme teineteise suunas, et selles ei ole absoluutselt mitte mingisugust kahtlust. Ja küsime, mis seisus siis suhe hetkel on. Vau, oi, no teate, see on täpselt nii, nagu ma ütlesin, teil on nii tugev tõmme, et see suisa kõrvetab, vaat päike on väljas, te tunnete teineteist juba, te ärkate hommikul ülesse
ja teil võib teinekord olla niimoodi, et te tunnete, et nagu selline äng tuleb peale, kui te ei ole koos. Distantsilt te tajute teist inimest siis ja siis te saate aru, et ta on täpselt sellel ajal teie peale mõelnud või läheb 5 sekundit mööda, tuleb mingi sõnum või helistamine või mida iganes või saate kunagi hiljem teada, et nii oli. Ja teie vahel on tõesti nii palju salapära ja teie olete tõesti, nagu ma ütlesin, see imperatrinna, see keisrinna, kes istubki troonil. See inimene on teid troonile tõstnud, sest ta on teist reaalses sõltuvuses. See on isegi võib-olla natukene, kuidas ma ütlen, kaassõltuvussuhe. Et kui see suhe on alguses ja kui te olete alles esimesed aastad suhtes, siis on see loomulik, kired möllavad ja hormoonid möllavad, eks ole, ja uskuge mind, 2 aastat, kui ta samas vaimus jätkub, ei juhtu ka mitte midagi. Aga vaatame siis, mis edasi saab või miks sa seda ladumist üldse vaatad, tekib mul praegu küsimus. Selge. Sa vaatad seda selleks, et sa tahad teada, kas keiser oma keisrinna ära ka võtab ükskord. Sa ootad tegelikult abielu ettepanekut või kokkukolimist, siis ükskõik kuda pidi. Keiser, keisrinna, eks ole, siin see tähendabki siis seda, et te tunnete lihtsalt sellist totaalset tõmmet, ühtekuuluvust ja seda, et see on nii minu inimene. Ja teie lihtsalt ootate, et kas see abielu ettepanek ka tuleb või kokkukolimise ettepanek, et siin nagu näitab konkreetselt ära, et te tahate peret. Kui te olete fertiilses eas, te tahate selle inimesega lapsi ja nii ongi. Ja selleks te vaatategi, et te tahate teada, et mis värk on, et miks veel ei ole siis nagu tehtud või kas tehakse, eks ole. Nii, vaatame, mida ütleb siis juuraoraakel selle kohta, selle küsimise kohta. Et kas siis see abielu ettepanek või kokkukolimise ettepanek või kas see suhe siis nüüd järgmisele tasandile siis liigub. Nii, siin öeldakse niimoodi, et sa oled võimaluste lävel. Vaja on teha õige valik, kuhu liikuda. Ja siis öeldakse, et aga ära torma, peatu hetkeks, võtta aeg maha. Vaat sellepärast sa vist vaatadki seda. Sest sulle isiklikult tundub nii, et ja 24 on siin nüüd möödas, võib-olla just teil oli sellel teemal ka jutuajamine, ka on 24 täna näiteks, sa vaatadki seda selle sama asja pärast, et sa tahad tegelikkusest teada saada, et mis siis nagu toimuma hakkab, et sa oled praegu täpselt ristteel. Ja vaatame, mida ütleb siis romantika inglite oraakel selle jutu peale. Mis ta ütleb? Ta ütleb, et väga ruttu ja kõik see, mida sa tegelikult tahad ja et sa praegu oledki praegu täpselt selle koha peal, sellel ristteel, siis selge otsuse korral tuleb see väga ruttu ja ta põhimõtteliselt kinnitab üle, et sinu romantilised tunded, teie omavahelised seosed, teie energeetika, teie klapp, need on kõik lihtsalt nii õiged, et reaalsed ja väärivad nii-öelda edasiarendamist. Et siin ei ole muud mitte midagi väga ruttu, kui sinu küsimus oli, et millal see tuleb, siis väga ruttu. Ja romantika ja armastuse inglid ütlevad, et see, mida sa soovisid, see tuleb varsti sinu ellu. Et selles ei ole üldse küsimus, armastus liigutab ja lennutab sind ja sul on totaalne karisma, totaalne šarm ja sul ei ole põhjust endas üldse absoluutselt kaheldagi.
nii et põhimõtteliselt ma võtan sulle 3. kaardi ka välja ja palun väga. Romantilised üllatused on tegelikult horisondil. Ole lihtsalt neile avatud. Ole avatud, kõik tuleb, mis tulema peab. Ja nagu kaardid juba ka ütlesid, very soon, väga ruttu. Nii et tegelikult sa oled saanud, ma ütleksin, üle koera. No ma ütleks isegi peaaegu üle koera saba juba, nii et ainult on veel üle koera saba tuti saada. Ja küsime siis, mis inglitaro siis sulle selle kohta ütleb. Mis ta ütleb? Palun. Jällegi, nii vahva, kui kaardid niimoodi kõnelevad, kuidas nad üksteist toetavad. Sa vaata, palun. Siin on kuldse taro, keisrinna, eks ole? Ja siin on inglitaro, keisrinna. No nii armas, kui kaardid niimoodi nagu kõnelevad, eks ole? Et keisrinna ütlebki seda, et sinu loovus ja pingutused kannavad nüüd imelist vilja. Me räägime siin suhtest, siis kõik, mis sa selles suhtes teed ja üldse, mis sa teed, on nagu mida see puudutus. Et see kõik puhkeb nagu õitsele. Et abielu, laste, emaduse, loomingulisega seotud aspektid, absoluutselt kõik edenevad hästi. Kõik loomingulised püüdlused kannavad vilja. Ja olgu see siis, kui me räägime siin praegu kuldsest tarost, siis me tegelikult näeme, mis me näeme siin põlle all. Me näeme siin rasedust, eks? Ja siin võib mõni vaatajagi olla lapse ootel, sest siin on lapsed ka. Ja võib-olla ongi küsimus selles, et kas enne saaks tanu olla, kui laps sünnib, siis tegelikult kõik kannab vilja. Olgu see siis lapse ilmale toomine, taimede või loomade eest hoolitsemine või uuele äriprojektile sissepuhumine, elu sissepuhumine või kokkukolimine. Kõik, mis sa tegelikult praegu tahad, soovi, manifesteeri, lase lahti ja naudi kõike ilusat, mis elul on anda. Ja tea, et sa väärid seda, et sinu eest kantaks suurepäraselt hoolt. Ja sinul ei ole tõesti teha mitte midagi muud, kui hoolitse ainult oma keha eest, sest küllus on sinuga tegelikult, erakordne küllus. Sa lihtsalt viid oma unistused ellu, kasuta iseennast ja teisi. Ja ma ütlen, et fantastiline sõnum 3. grupi vaatajale ja kui sulle see fantastiline sõnum meeldis, siis mina tänan, kui sa suudaksid toetada kanalit. Kui sa seda ei suuda, siis toeta sellega, et sa lihtsalt like'id või kommenteerid või jagad. Ja kui sa tahad aidata ka teisi, siis sa oled väga teretulnud Pärnu konstellatsioonide gruppi juba sellel laupäeval. Ja kui sa tahad mingil põhjusel veel minuga suhelda mõni teine kord, siis minu andmed saab kõik video lõpust üles leida. Ja mina tänan ka sind, 3. grupi vaataja, ja soovin sulle kõikide sinu imetabaste soovide täitumist, nagu ka kõigile teistele vaatajatele. Ja loodan südamest, et juba varsti me kohtume jälle siin, mu armsad ja head kanali kuulajad, vaatajad, järgmiste mõnusate kohtumisteni.